Tervist! Torgu kuningriigist täna ei räägi, aga kui teil aega on, siis tulge meile külla. Asub Saaremaal Sõrvesääre tipus, meil on seal väga ilus. Aga enne, kui mind valiti kuningaks, töötasin ma juba Hansa Grupis infoturbejuhina ja töötan seal ka praegu sellel ametikohal. Hansast teatakse millegi pärast Eestis üpris vähe. Ja alati, kui ma ütlen kellelegi, et ma töötan Hansas, siis see vajab lisaselgitust, et mis see Hansa on. Et Hansa on siis tootmisettevõtete grupp ja tegelikult on meil Eestis 1200 töötajat. Tartus Vahikülas asuvas tehases töötab umbes 500 inimest, nii et me oleme üks suuremaid Tartu maakonna tööandjaid. Ja lisaks on meil Eestis tehas Narvas, Pärnus ja Tallinnas. See on Rootsi kapitalil põhinev ettevõte noteeritud Stockholmi Nasdaqi börsil, umbes 5000 töötajat, 31 sinna kanti tehast või ettevõtet, mis sinna gruppi kuulub ja käive siis on kuskil 900 miljonit eurot, nii et tegelikult päris suur. Aga siis on meil põhiliselt tehased Euroopa riikides ja hiljuti lisandus siis tehas ka Araabia Ühendemiraatides ja Iisraelis ja ka Hiinas on meil väike putka. Ja me tegele Hansa siis, ma räägin Hansast sellepärast, et see aitab selgitada natukene seda ettekande hilisema sisu konteksti, ma ütleks. Et tegeleme elektroonika ja kaabeldusega, mehaanika ja koostega, ehk siis lõikame välja metallist erinevaid asju, painutame neid ja paneme kokku. Ja siis on meil raske metall, see on Narvas, seal on keevitamine, seal lõigatakse selliseid 25 sentimeetrise läbimõõduga terasplaate ja nii edasi. Ja kogu see kontseptsioon on siis, see ärimudel on siis selline, et kui kellelgi midagi vaja on, siis tulge meile, et me teeme teile otsast lõpuni ära, et lõikame asjad metallist valmis, teeme elektroonika, teeme valmis kaablid, lõpuks paneme kõik kokku ka ja saadame otse kliendile. Ehk seda nimetatakse, see on contract manufacturing, ehk siis eesti keeles head vastet ei ole, selline alltöövõtu tootmine. Mis siis omakorda tähendab seda, et meil oma toodet ei ole ja see selgitab ka, miks Hansat ei teata. Aga kui keegi minu käest jälle küsib, et kus sa töötad, no ma töötan tehases, mis te teete? Siis ma ütlen, me teeme hästi palju asju, aga üks põhiline asja, millest inimesed aru saavad, on see, et me teeme neid taaraautomaate, millest seda oma tühje pudeleid panete. Need on tegelikult siin samas Tartus suures osas tehtud. Klient on loomulikult andnud meile kõik joonised, aga kogu muu nagu tootmisprotsess toimub siin. Tänast auditooriumit arvestades võiks mainida ära ka need Jubiki pulgad, et neid tehakse meie tehases Rootsis. Siis on siin pildil näha veel Mitsubishi, mis ta siis on tõstuk ja siis on siin veel näiteks viljaanalüsaator, mis analüüsib viljaniiskust ja muid asju. Ja see meie klientide logod, mis siin on, see on ainult väike osa meie klientidest, aga võib-olla mõni nimi tuleb tuttav ette. Nii, mis siis on võib-olla sellist huvitavat või ma loodan teile huvitav, on see, et Hansa strateegia on olnud pidev laienemine. Ehk on siin graafika aastast alates 2015, kus oli 13 või 12 tehast ja siis niimoodi iga aasta osteti siis mingi ettevõtte juurde ja ettevõtte juurde ostmine siis tõi kaasa mingi 1–4 erinevat tehast, mis võisid olla erinevates riikides. Ja niimoodi me vaikselt tasapisi tõusas joones kulgesime, kuni siis kuskil 2024 võib-olla alates ja 2025. Keegi siis otsustas, et oleks lahe anda steroide ja põmmaki laienesime nii suures tempos, et nüüd on meil neid tehaseid veidi üle 30.
Ja see kõik on toimunud siis mitte nüüd 2026, siis formaalselt Konkurentsiamet andis loa viimase ostu kohta, aga 2024-2025. Mida see tähendab siis IT mõttes? Üks parimaid sellised mõõdikuid minu jaoks on AD konto või siis Entra ID konto, kuidas ehk siis need AD kontod, millel on reaalne inimene taga. Ja kui siin me tiksusime siin 5, 6, 700 kanti, siis praegu on meil neid kontosid üle 4000. Mis ei ole minu arvates ka, mis on juba üpris palju. No nii, neid tehaseid on erinevaid, et siin puude taga näete väga hästi üks paistab üks putka. On ka natukene moodsamaid tehaseid, et see on selline väga moodsa kontorijoonega tehas siis Saksamaal. Ja üks sellistest kroonjuveelidest on siis tehas Tartus, et siin pildi peal näha 3 esimest hoonet on siis kõik meie omad ja sinna nüüd ehitatakse ilmselt järgmine aasta veel üks selline kast juurde. Enda tehaste ostmisega on selline lugu, et kunagi sa ei tea, mis sul seal kommikarbis on. Need on täiesti pildid siis Hansa tehastest. Esimesel pildil on siis mõned juhtmed ühest tehasest, mis osteti 2015. Parempoolne pilt on siis tehasest, mis osteti, või ütleme siis liitus meiega sellel aastal. Et teatud sellist kvaliteedi vahet on näha ja õnneks paremuse poole. Ja see ettevõtete kvaliteet ongi tõusnud, et tavaliselt ostetakse tootmisettevõtteid 2 põhjusel. Esimene, et ostetakse mingit tootmisvõimekust, et kui sul näiteks ei olnud võimekust mingit metalli seal painutada, siis ostad tehase, kus need seadmed on olemas. Ja teine põhjus on siis see, et ostetakse kliente. Ja tavaliselt, kui tehakse seda hindamist, siis infoturve ja IT ei ole eriti tähtsad. Aga see on nüüd hakanud muutuma. Üldiselt on näha sellist trendi, et mida suurem on see ettevõte, seda rohkem on tal olnud ka raha panustada siis IT-sse, infoturbesse. Et kui osta väike tehas, siis võib näha sellist pilti, nagu seal esimesel pildil oli, ja kui osta selline suurem ja korralik, siis on asi parem. Ettevõtete ostmine on Hansa üks kõige suurem saladus. Milline ettevõttes ostetakse, seda teab umbes 4 inimest kogu grupis, mis tähendab seda, et IT ja infoturve ei ole üldjuhul alguses kaasatud, aga me oleme siis andnud sellise dokumendi, mida siis need, kes seda ettevõtet hindavad, saavad kasutada, et millele tähelepanu pöörata. Nii. Mis siis juhtub, kui ettevõtte kasutajad liituvad, uue ettevõtte kasutajad liituvad siis Hansaga? See graafik on minu joonistus, see ei põhine andmetel, aga umbes selline see muster või trend on. Et me oleme nüüd teinud 3 aastat kasutajat koolitamist, nad näevad lühivideosid, iga kuu tuleb video, küberhügieeni koolitused erineval teemal ja samuti siis ka õngitsuskirjade simulatsioone. Hakkame kasutajaid koolitama, nad vaatavad videosid,
klikkavad järjest vähem nendel linkidel, avavad järjest vähem kahtlaseid manuseid. Aga siis tulevad uued kasutajad juurde ja kogu meie riskiskoori vähendamise edulugu saab tõsise hoobi ja hoppa, riskitase on jälle peaaegu tagasi seal, kus ta oli alguses või natukene kõrg. Siis jälle hakkame neid koolitama ja siis ostetakse järgmine tehas, uued kasutajad ja hoppa jälle tagasi. Kuigi üldine trend on siiski riski vähenemise suunas, mis on nagu positiivne. Ja see tuleb sellest, et mitte niivõrd kasutajate küberturvalisuse teadlikkus ei oleks halb, vaid inimestel on kõik uus. Nad ei ole absoluutselt harjunud sellega, milliseid kirju sa üldse Hansas ülemuse käest saad, mis stiilis need on, nii et nad langevad kergemini õnge. Siin kohvilauas, kellelegi juba rääkisin, et näiteks Rootsi mõjudega ettevõte, siis meil kõik on eesnimepidi. Ja kujutage nüüd ette, kui ostame Saksa tehase, kus on doktorid ees, doktorid taga ja ainult perekonnanimed. Ja siis, kui see doktor, kes iganes Hasselblad, saab järsku kirja, et hei Hans, siis ta on mõnevõrra šokeeritud ja tal on selgelt raske seda ära tunda, et kas see on nüüd päris või see on tulnud kuskilt simulatsioonist. Teine asi, meil 7-8 aastat tegeleme siis haavatavuste haldusega ja sellega on suhteliselt sarnane graafik, et neid avastame, siis meie partnerid neid hoolsalt parandavad, aga siis lisandub seadmeid ja hopsti haavatavust hulk läheb jälle üle. Seal on 2 põhjust, üks on see, et seadmeid tuleb lihtsalt juurde, nende arv suureneb, aga üldjuhul on ka näha, et need seadmed ikkagi regulaarselt nii lapitud ei ole, kui meil kombeks. Nüüd selle trendiga on selline lugu, et ma tegelikult ei tea, mis saab, sest viimasel ajal on tulnud signaal, et neid haavatavusi tuleb juba välja rohkem, kui keegi neid parandada jõuab. Nii et kuhu ta lõpuks minema hakkab, seda ma ei oska ütelda, aga see ei ole ka enam liitumistega seotud. Nii, kuidas me sellega siis toime tuleme? Et olla ka konverentsi teemas sees, siis mulle meeldib see lähenemine innovatsioonile, et innovatsioon on see, mida sa iga päev teed, aga teed seda järjest paremini. See on sarnane selle parendamise protsessiga ja selle Kaizeni filosoofiaga, mis Jaapanist tuleb, aga umbes niimoodi ta on. Et kahjuks ma täna ettekandes ei saa rääkida edevatest tehisintellekti lahendustest, et mida me seal kasutame, aga võib-olla mõne aasta pärast. Üks kõige olulisemaid asju, ma ütlen veel kommentaariks seda, et kui ma nüüd vaatasin oma ettekannet, et mõtlesin, et need asjad, mida me teeme, on tegelikult selles mõttes triviaalsed, aga mitte halvas mõttes, aga need lihtsad, nad on nagu õpiku asjad, nad on nii lihtsad, nagu siin ennem oli seda, et kui sa tahad tervelt elada, siis tee sporti ja söö tervislikult. Et tuli selline äratundmine, et umbes samamoodi ongi. Esimene kõige olulisem asi, meie grupi CEO-d ei olnud vaja veenda infoturbe olulisuses. Et tema siis on see, kes eraldab vahendid, seab need eesmärgid. Ja nüüd hiljem on lisandunud siis selline oluline argument, et tehastele on infoturve järjest suuremaks nagu eelduseks isegi uute klientide saamisel või siis lepingumahtude suurendamisel. Ehk need tehased, kellel on sellised kliendid, kellel on infoturbe nõuded, need üldiselt enam ei kobise selle üle, et infoturbele on raha eraldada. Need tehased, kellel sellised kliente veel ei ole, nemad võib-olla natukene nurisevad. Ja natukene siis ajalugu selles mõttes, et mitte nüüd edu aluseks, aga on lihtsalt see, et me hakkasime ikkagi suhteliselt vara pihta. Et 2019 alguses siis loodi ametikoht, infoturbe eest vastutav ametikoht
ja anti siis mulle ülesannet CEO poolt, et Kristjan hakka nüüd tegema. Noh, ma siis 3 aastat tegin ja siis 2021. aasta lõpus siis esimesed 5 ettevõtet said selle ISO sertifikaadi. Sellest 3 aastast umbes 1 aasta kulus mul õppimiseks. Oleks alustanud täna, ilmselt oleks 2 aastaga ära teinud, sest see tehisintellekt on selle õppimise nii palju lihtsamaks teinud. Ja siis me oleme tasapisi seda sertifitseerimise skoopi laiendanud, ehk siis lisanud neid ettevõtteid, kes saavad sertifikaadi. 2024 oli siis taassertifitseerimine, eelmisel aastal sai 1 ettevõte lisaks ja see aasta siis tuleb veel 1 lisaks. Ja LRQA on siis see, kes meil neid auditeerib. Ja nüüd, kuna me sertifitseerime ja oleme laienenud üheaegselt, siis meie ei suuda sertifitseerimise laienemise tempoga sammu pidada. Ehk siis meil on mõnes mõttes, kui see ettevõte tuleb, on 4 sellist staadiumit. Esimene asi on see, et kuulutatakse välja, et on selline ettevõtte ostetud, seal läheb teatud aja, millal Konkurentsiamet selle tehingu heaks kiidab, nii edasi, nii edasi. Ja siis mingi moment hakkab pihta IT-integratsioon. Tehakse eraldi projekt. Ja kui see IT-integratsioon on, ütleme, suures osas või teatud sellised kriitilised asjad on seal ära tehtud, siis me võime hakata rääkima sellest, et nüüd see ettevõte saab nagu selle infoturbe haldussüsteemi osaks. Ja lõpuks siis kõige nagu kõrgem tase on see, et siis kui ta siis on ära sertifitseeritud. IT-integratsioon võib kesta, tavaliselt üritatakse aasta, aga meil on mõned ettevõtted, kus 7 aastat ikka kestab. Et, see sõltub, kuhu see lõpp-punkt panna, et kuidas sa ise seda defineerid. ISMS-is või selles haldussüsteemis on ka ettevõtteid aastaid ja tõesti sertifitseerimiseni kõik ei jõua. Nii, mulle tundub, mis mulle endale väga meeldib, on meie struktuur, kuidas on IT-infoturbe korraldatud, on siis see, et kõigepealt on grupi tippjuhtkond, see on see C-level, nii öeldakse. Ja siis järgmine tase on siis, kus on grupifunktsioonide juhtimistasand ja neid grupifunktsioone ei ole meil eriti palju, aga nii IT kui infoturve on grupifunktsioonid, nii et meil ei ole Tartu infoturvet, meil ei ole Eesti infoturvet, ja Rootsi oma meil on kõik ühine ja sama lugu on IT-ga. Üks asi, mida ma kõigile soovitan, kellel selline teekond ees, on see, et ärge toppige infoturvet IT alla, vaid proovige need hoida eraldi. Meie niimoodi tegime ja see tähendab tegelikult seda, et mina ja IT-osakonna juht ei kakle otseselt vähemalt samade ressursside pärast. Ja meie koostöö on tänu sellele väga sujuv ja tore. Meil on eraldi eelarved, IT-eelarve on oluliselt suurem, aga sinna läheb ka enamus litsentsikuludest. Ja meie siis kuna meie majasised osakonnad on suht väikesed, siis meie kasutame seda mudelit, et seda operatsioonide tasandit me ostame välistelt teenusepakkujatelt. Ja lihtsalt mainin ära, et meil on siis üks suurem IT-partner, inglise keeles nad kutsuvad ennast Managed Service Provideriks ja see on siis Oikse IT, aga küberturbe kontekstis siis ka Neverhack Estonia, kelle käest me siis ostame SOC-i või küberturbe teenust juba 6, 7, 8 aastat. Mis veel? Head koostööd ma mainisin, ütleme sellise 3 tähtsama osapoole vahel, kellest see infoturbe sõltub. Aga siit graafikut on näha, kuidas me rollid on, et infoturve on tihti see funktsioon, kes kirjutab nõudeid ja eeskirju ja siis IT peab neid rakendama.
ja meie ise väga palju siis selle rakendusliku poolega ei tegele. Et kuidagi niimoodi on kujunenud. Vahepeal küsin, palju ma juba rääkinud olen? Siit ma näen. Mul on aega küll. Okay. Võin rohkem lobiseda. Selline pidev laienemine, see ei ole olnud meile üllatus, et seda strateegiat ei ole varjatud, see on kogu aeg toiminud. Mis tähendab seda, et me oleme kogu aeg olnud valmis, et ükskõik millist lahendust me siis ka ei osta või ei kaalu, siis aga eeldame, et see peab olema midagi sellist, mida me saame kuidagi skaleerida. Et seda lihtsalt oleme kogu aeg silmas pidanud, et mingite litsentside lisamine või selline asi, et see ei tohiks olla üldse mingisugune teema. Teine asi on siis tsentraalne hallatavus ja kaughallatavus, kaughaldus, et see on ka kohe selline, et peab olema. Eelviimase laienemise puhul oli meil selline olukord, kus tehas oli just ostnud endale uued võrguseadmed umbes 3 kuud tagasi. Aga meie IT ütles, et vabandust, müüge maha ja vahetatigi välja. Puhtalt sellepärast, et oleks siis igal pool üks tootja, oleks tsentraalne hallatavus ja ei peaks tegema sellise, et IT-koormus oleks väike. Ja loomulikult siis igasugune IT-tugi arvutipilti saab kaugelt üle võtta, nii edasi. Kuigi, mitte kõik ei ole tsentraalne, vaid meil on ka tehastes koha peal siis olemas inimesed, kellel on sellised nagu piiratud IT-õigused. Ühtlustamine, harmoniseerimine, see sama lugu, et niigi on neid igasuguseid aplikatsioone ja lahendusi rohkem, kui me jõuame kokku lugeda, et siis see on selline pidev teema, et me proovime seda ühtlustada ja propageerime seda, et kui kuskil tehases juba mingisugust lahendust, milleks iganes või aplikatsiooni kasutatakse, et siis ka teised kasutaksid seda, et mingisugune vähenegi kontroll oleks selle üle. Ja muidugi igasuguste nõuete ja protsesside ja tegevuste dokumenteerimine on sellise laienemise puhul ka väga oluline. Sest see toob kaasa ka tegelikult, me oleme väga palju aidanud jutumärkides ka Oiksio IT-d selle koha pealt, et tänu Hansale nad ilmselt suudavad kõik teistele klientidele pakkuda märksa paremat teenust, sest meie poolt tuleb kõik neid nõudeid ja siis nemad muutuvad ka paremaks ja nemad ka laienevad, ehk siis neil tulevad uued inimesed ja siis on väga oluline, isegi kriitiline, et need nõuded ja protsessid oleks dokumenteeritud. Ja paindlikkus, et kuigi me näiteks teeme eelarvet 9 aastaks, siis kui ikka uus tehas tuleb, siis tehakse eraldi projekt, see saab nii-öelda eraldi seisvalt finantseeritud ja siis järgmine aasta juba vaadatakse, et kuhu siis need kulud ja asjad panna. IT-integratsioon, kui ma muidu on raske ennast hinnata, siis selle kohta ma võin küll öelda, et IT-integratsioon on läinud oluliselt paremaks. Need plaanid ja projektid lähevad järjest detailsemaks. Oiksio IT, Hansa inimesed on nii-öelda järjest kogenumad integreerijad. Ja selline muutus on ka, et kui seal 5-6 aastat tagasi oli kõigepealt IT-integratsioon ja siis hakati hiljem vaatama, mis ta infoturbe värki, siis järjest rohkem infoturbest tulnud asju on liikunud sinna integratsiooni osaks. Ja viimastel aastatel oleme teinud ka siis seda, et enne kui üldse mingisuguseid juhtmeid ühendatakse, siis teeme sellise ühekordse avatavuste skaneerimise, et vaatame,
et väga suuri üllatusi ei oleks nendest seadmetest ja nii edasi, mis sealt tuleb. Aga integratsiooni keerukus sõltub väga palju siis ostetava tehase IT-tasemest ja digitaliseerimise keerukusest. Et kõige keerukam on integreerida tehast, mis ostetakse osaliselt. Et siis mingid süsteemid jäävad nagu maha ja mingid süsteemid võetakse kaasa. Et see on õudusune nagu. Mis need infoturbe peamised asjad selles integratsioonis on? Mitmeastmeline autentimine, viiruse tõrje, varundus, paneme seadmed monitooringu alla, hakkame neid haavatavuse haldama, kasutajad liidame nende gruppidega, kes saavad neid küberhügieeni koolitusi, nad hakkavad saama neid natukene teise kampaania käigus, nii edasi aidatakse veidi järgi. Et see nimekiri integratsiooni asjast on väga pikk, lihtsalt mõned asjad mainin ära. Nii, aga räägiks siis regulatsioonidest ka. Ma arvan, et me oleme natukene erinevad teistest tootmisettevõttest või üldse ettevõttest Eestis, et meie ei valinud ISO 27001 sellepärast, et mingi seadus nõudis. Ma valisin selle puhtalt sellepärast, et oleks mingisugune raamistik infoturbe haldussüsteemi ehitamiseks. Mõned teist kindlasti teavad, kui raske on vastu seista nendele lahenduse pakkujate müügimeestele, et kui sa nüüd ei osta seda lisafunktsionaalsust sellele tulemüürile või seda uhket kõvaketast, siis juhtub 100 paha asja. Ja kui seda piisavalt pikalt sulle räägitakse, siis sa hakkadki arvama, et juhtubki palju paha asju, kui ma seda ei osta. Ja mis siis tavaliselt juhtub, kui ostetakse näiteks väga uhke tulemüür, juhtub see, et kasutajate koolitus unustatakse hoopis ära või selleks ei ole raha. Ja sõltuvalt sellest IT või infoturbe juhi taustast siis, kui talle meeldib, kui ta on ennem olnud näiteks võrguadministraator, siis talle meeldib kangesti osta tulemüüre. Kui ta on tegelenud mingi muu asjaga, siis talle meeldib osta neid asju. Ehk inimene tegelikult hakkab tegelema sellega, millest on hea ja mis talle meeldib. Et ise mitte astuda sellisesse ämbrisse, ma võtsingi selle ISO 27001 standardi kui selle raami, et ma ei unustaks mingisuguseid infoturbe aspekte ära. Ja see oligi tegelikult põhiline põhjus, kus selle võtsime. Pluss siis muidugi see, et see ISO 27001 on seotud sertifitseerimisega, et uhke on seda diplomit ja tunnistust saada ja see on ka hea müügi argument. Kui me alustasime, siis ei nõudnud ISO 27001 sertifikaati mitte ükski klient. Ehk siis see infoturbega tegelemine tuli sisulisest vajadusest, mitte nõuete täitmisest. Ja see CEO on minu käest umbes 3 korda küsinud selle aja jooksul, et kuule Kristjan, et tegeleme me ikka õige asjaga, et ma siin sain kokku oma, ütleme siis teiste samasuguste tehaste juhtidega ja küsisin neilt, et kas teil ISO 27001 on ju. Siis nad kõik vaatasid mulle suurte silmadega otsa, et mis asi see on. Ja siis ma ikka ütlesin, ei, Erik, me oleme õigel teel, paneme edasi. Ja nüüd võib öelda, et meil oli mõlemal õigus. Selle kohta ütlen veel pärast ühe kommentaari, aga ennem räägin natuke veel sellest sertifitseerimisest. Juba mainisin, et sertifitseerimise tempo on jäänud laienemise alla. Ja probleem on selles, et me peame üheaegselt tegelema uute tehaste liitumisega. Me peame samal ajal neid olemasolevaid serti hoidma. Meil on iga aasta on audit ja saame järjest paremaks. Üks asi tehes, ma teen endale veel elu raskemaks, ma tellin ka siseauditi väljast, et meil on raske õppustel kellegi rahingus, et siseaudit üldjuhul on märksa põhjalikum, nad on märksa rangemad, tänu sellele, et me ise ütleme, et olge meiega rangemad, et seda sertifikaati pikendada ei olegi nii raske kui siseauditiga mässata. Aga siis me saame sealt leida ja siis me neid siis järjepidevalt parandame, nii et mul on sisuliselt 2 eksamit iga aasta, üks sügisel, teine kevadel.
Aga kuna me järjest veel laieneme, siis me peame kogu aeg vaatama ka seda, et kas need olevad kaitsemeetmed ikka töötavad. See on ka selline pidev asi, et ühe korra kontrollid. Üks tüüpiline asi on uksekaartide läbivaatus, et ütled, et kuulge, tehke ära, et nüüd peate 2 korda aastas tegema, siis keegi ikka unustab ja siis tuleb meelde tuletada. Ja siis lisaks peab veel tegelema sellega, et neid vanu tehaseid on vaja ka nii-öelda jutumärkides sertifitseerida. Aga nüüd, kui see ettevõte on tegelikult selle infoturbe haldussüsteemiga liitunud, siis tal umbes 80% nendest kaitsemeetmetest on tegelikult paigas, kuna need on tsentraalsed. Ehk selleks kohalikuks kaitsemeetmeteks on füüsiline turve, siis igasugused taasteplaanid, sellised nende testimine, põhiliselt sellised asjad. Ehk otseselt ei ole väga kriitiline, et see ettevõte nüüd ei ole sertifitseeritud. Et kui ta seal infoturbe haldussüsteemis on, siis on tal põhiasjad paigas ja siis on juba okei. Aga sertifitseerimine sõltub paljuski siis kohalikust motivatsioonist. Et kui seda ei ole, siis ausalt, ma ei näe ka erilist mõtet sinna väga seda suruma minna. Aga see kohalik motivatsioon sõltub jälle klientide nõuetest. Et kui klient tuleb uksest sisse võimaliku suure potentsiaalse tellimusega, siis on hopsti kohe ka motivatsioon olemas. Mõnes mõttes väga hea selge. Siis compliance või vastavuse kasv. Ehk siis 2019 oli meil umbes 1-2 klienti, kellel olid enda infoturbe nõuded. Nüüd ma üritasin, ütleme niimoodi, et 18 klienti ja neid tuleb järjest juurde. Ehk see võib ka kujuneda selliseks parajaks pudelikaelaks, millega tuleb järjest rohkem ja rohkem tegeleda. Sealt ma loodan, et võib-olla on tehisintellektist abi. Ja enamusel on kahjuks kompott nõuetest. Et nad on võtnud mingisugused nõuded mitmest erinevast kohast, pannud need kuskil Excelisse, saadavad meile tabeli ja siis me peame ütlema, et kas me vastame või ei vasta. Vähesed kasutavad siis NIST-i või siis ISAT. Ja mõned küsivad siis ka NIS2 kohta. See on selline viimase aasta trend. Aga olengi ilusasti ajas ja suur tänu teile kuulamast. Ma näen, et küsimusteks mul ei olegi aega. Aga ma ühe asja ikkagi küsin, et kui sa algul näitasid seda tooteportfooliot, siis see oli jubigi. Väga äge. Ja ma küsin ühe küsimuse veel. NIS2 ütleb, et juhtkond vastutab ja NIS2 räägib ka tarneahelatest. Kas seda on juba ka turul tunda, et kui sa vaatad neid uusi tehaseid, mis on siis kas plaanite või ikka seiret ju teete, kas on näha, et selle infoturbega tegeletakse tõsimesemalt ja küberiga? Sest vastutus on juhtkonnal ja kliendid küsivadki seda sama tarneahela komponenti. Meil nende tehaste osas, mis me ei ole ostnud, see sõltub väga palju juhtkonnast. Et väiksematel nad jälle ei tea, aga viimasel ajal me oleme ostnud suuremaid ja Saksamaalt, siis nemad on vägagi teadlikud. Aga meil maja sees see NIS2, kuna meil on ISO 2701 ja kõik see juhtkonna vastutus ja muud asjad on selles mõttes juba paigas ja dokumenteeritud, siis see väga suur probleem või väga suur mure ei ole. Kas saalist on meil küsimusi? Ei, siis teeme veel kord aplausi ja Norgo kuningas. Aitäh!